Remmis jälgis, kuidas peegelsiledas vees särjeparv tema ette ilmus ning sinna seisma jäi. Ta oli terve hommikupooliku õngekorki ujutanud, ilma et ükski kala oleks endast märku andnud. Nüüd korraga terve seltskond. Nad olid nii lähedale tulnud, et pista käsi vette ja hakka kalu välja tõstma. Aga need vahivad ainiti Remmist ning lasevad vee pinnale kurja kuulutavaid mullikesi. Korraga lükkas üks särg pea veest välja. Püüad kala siin või mis? Küsis särg. Püüan, vastas Remmis ning vaatas uuriva pilguga eemal ulpivat õngekorki. Ahah! On siis mõni juba otsa ka tulnud või mis niisama vahid siin? Seletas särg, kes mingit sõbralikkust ega sportlikku kaasaelamist üles ei kippunud näitama. Praegu veel ei ole, aga küll varsti mõne ikka välja tõmban, vastas Remmis. Ei tõmba sa siin midagi, ütles järgmine vaenulikult häälestatud särg, kes oli pea veest välja ajanud. Praegu tuleme kaldale ja tirime su hoopis vette. Roogime ta ära ja paneme pannile särisema, ütles üks eriti punnis silmadega särg, kes oli samuti pea veest välja pistnud. Mäletate küll, mis ta särlaga tegi? Kraapis riiviga paljaks, lõikas kõhu lõhki ja raius pea maha. Meenutas eriti punnis silmadega särg kalda peal aset leidnud kohutavat sündmust oma kaaslastele, mida nad mõni aeg tagasi olid pealt näinud. Nüüd ajasid ülejäänud särjekamba liikmed üksteise järel oma pead vee pinnale ja asusid eriti punnis silmadega särge toetama. Kisume ta paljaks ja uputame ta riided ära, siis ehk mõtleb järgmine kord, enne kui meie soomuseid riivima hakkab, ütles vibaja figuuriga särg. Mis asja? Mis riided ära? Koos riietega topime suitsuahju. Puid paneme seni, kuni katus punane. Las siis köhib ja hõõrub oma hõõguvaid silmi, kuni veel midagi hõõruda on, ütles päevitunud särg. Mina võin tal kõhu lõhki lõigata, hõikas ühe silmaga särg ning tõmbas mõned korrad uimega läbi õhu, justkui demonstratiivselt tõestades oma terariista käsitlemise oskust. Samaaegselt kõvahäälsete ähvardustega liikus särjekamp Remmisele veelgi lähemale. Ta oli särgede kättemaksuplaane ja ähvardusi imestades kuulanud, kuid ei osanud arvata, kui tõsist ohtu see seltskond endast tegelikult võiks kujutada. Peksame ta lihtsalt läbi, ütles särg, kellel selja peal mitmeid võitlusjälgi võis märgata. Selle peale tekkis särjekambas suuremat sorti elevus. Nad hakkasid vett pritsima, kõva häälega vaenulikke repliike pilduma ning koledasti sõimlema. Võitlusjälgedega särg ronis isegi korraks veest välja, lõi oma uimega Remmise varvast ning hüppas siis kiiresti vette tagasi. Tekkinud kisa ja lärm ei jäänud ümberkaudsetele veeelanikele märkamata. Välja ilmus noor haug, kes seal samas naabruses elas ning kellel ükski selle kandi sündmus vahele ei olnud jäänud. Särjed hakkasid talle läbisegi seletama, kuidas nad kalavaenlase on kaldal avastanud ning sellest, millise õigluse nad kavatsevad jalule seada. Noorel haugil, kes särje juttu tavaliselt üldse mitte millekski ei pidanud, kuid kellel kalameestega on ainult ebameeldivad kogemused, läksid sedamaid uimed vihast rulli. Mitte
mitte midagi lausumata astus ta veest välja, tormas remmise ratta juurde ning rebis oma teravate ja kohutavate hammastega esimeselt rattalt kummi maha ja näris selle peenikeseks pudruks. Seejärel tegi seda sama tagumise rattaga, nii et kogu ümbrus kummipuruga kaetud sai. Vihmaussid, kes ratta kõrval maas plastmassämbris oma korda ootasid, millal neid konksu otsa aetakse, muutusid nüüd järsku rahutuks, nähes, kuidas olukord kalapüügi kohas hakkab kontrolli alt väljuma. Nad keerasid kiiresti ämbri teistpidi ja pugesid sinna alla varjule, lootes niimoodi kriitiline olukord seal kaunil hommikusel kaldapealsel üle elada. Seda peitu pugemise katset märkasid aga mitmed särjekamba liikmed. Nad hüppasid veest välja ning hakkasid varjendiks kohandatud ämbrit maast lahti kangutama. Peitu pugenud vihmaussid püüdsid meeleheitlikult ämbrit seestpoolt kinni hoida, et vaenlased nende kaitsevarjendisse sisse ei tungiks. Kuid lõpuks tuli neil siiski alla vanduda, sest vaenlase jõud ja ülekaal oli ilmselge. Särjed said uimed ämbri serva alla, tõstsid selle õhku ning viskasid minema. Vihmaussid, kes maa sisse peitu pugemise asemel olid oma energia ja aja ämbri kinnihoidmisele ära kulutanud, jäid nüüd ilma igasuguse kaitseta murule, saades seeläbi ei millekski muuks kui särgede maiusroaks. Hullunud, aru kaotanud, aplalt kugistavad särjed pistsid kõik vihmaussid nahka. Ainult üks vapper vihmauss, kes oli selles pöörases söömahulluses suutnud natuke maad eemale roomata, lootuses pääseda, tundis nüüd siiski, kuidas tema tagumistest jalgadest kinni haarati ning kuidas ta järgmisel hetkel pimedusse kadus. 3 latikat, kes parajasti omavahel vetika kuivatamise retsepte jagasid, kuulevad mööda kihutava tindi käest, et neist mitte väga kaugel kaldapealsel suuremat sorti rüselus lahti on läinud. Latikatel hakkavad uudist kuuldes rusikad sedamaid sügelema. Kus kohas täpselt see värk käib? Uurib tindi käest kõige priskem latikas. Ujute siit praegu kagu poole ja kui pilliroog ära lõpeb, siis järsult paremale, seletab neile tint. Latikad põrutasid nüüd täie hooga sündmuspaiga poole. Neile meeldib oma latika kehaga rüselemine ja laiamine. Rattaid hävitanud haugi toetusklubi, mis eranditult noortest haugidest koosneb ja kes natuke maad eemal remmise ümber toimuvat olid liikumatult jälginud, jõudsid otsusele, et nüüd on õige aeg. Ning kohe, kui otsus sai vastu võetud, ujusid nad otse roo vahele, valveta jäänud särgede lasteaeda. Ahmisid oma kõhud nii täis, et üldse igasugune ujumine neile hoopiski võimatuks muutus. Märkamatult põhjamudas luurates olid lähedusse hiilinud kogred, kes nüüd omakorda haugi toetusklubi valveta jäetud rahakotid ära näppasid, samal ajal kui viimased võimelised ei olnud lasteaia rüüsteretkelt tagasi ujuma. Koha ujus sündmuskohale sellise hooga, et ei saanud enne kallast pidama ning ujus täie võimsusega vastu seal kasvavat leppa, mis vaevu püsti jäi. Aga kohaga olid küll täbarad lood. Pea
oli tal terves pikkuses iseenda sees. Ta püüdis täiest kõrist appi hüüda, aga keegi ei kuulnud. Kuhu me pidime täpsemalt minema? Mis koht see oli? Küsis üks latikas oma 2 kaaslase käest pärast seda, kui nad olid ennast juba võhmale ujunud, aga sündmuspaika ikka veel näha ei olnud. Ei mina mäleta, mis koht see pidi olema, vastas segaduses olev teine latikas. Tõesti, ikka haugi mälu sul, ärritus 3. latikas. Nüüd ei olnud latikatel enam sündmuspaika vaja otsida. Vesi hakkas kuumaks minema nende endi ümber. Vahepeal kohale jõudnud ahvenad ajasid sündmuste käigu ainult hullemaks. Üks ahvenatest tiris Remmise seljakotist kõik võileivad välja ning loopis vette. Teine ahven tõmbas oma seljauime sirgeks ning tahtis hakata matkatooli jalgu läbi saagima. Seda märgates haaras Remmis oma tühja seljakotti ja viskas sellega ahvenat. Remmis ärkas kolina peale. Ta oli voodis istuli ja ei saanud aru, mis toimub. Unesegase pilguga vaatas ta ringi ning märkas seina ääres ümber kukkunud kalapüügiriistu, mille kõrval lebas padi. Nüüd hakkas Remmis tasapisi aru saama, mis kolin see oli olnud ja miks tal enam voodis patja ei ole. Mida see siis peab tähendama? Mõtiskles Remmis, kui oli käed pea alla pannud ja uuesti pikali heitnud. Mida need kalad siis tahtsid öelda? Tõmbasin eile paar nende sõpra välja, rookisin puhtaks ja praadisin ära. Aga kas sellepärast peab siis sellise segaduse korraldama? Kalad võiksid arvestada sellega, et aeg-ajalt keegi neist nahka pistetakse. Teeb seda siis mõni röövkala või mina, mis vahet seal on, muigas Remmis endamisi. Aga täna ma vist kalale ei lähe. Ei, lähen ikka, sest kalapüük mulle meeldib ja kalad mulle maitsevad. Värskelt panni peal praetud kala on kõige magusam. Kui Remmis järve äärde jõudis, lasi ta õngekonksu pikemalt mõtlemata vette. Uuris siis tähelepanelikult, ega mõnda särjeparve kuskilt lähenemas ei ole. Ratta oli ta samuti natuke maad kaugemale jätnud, nii igaks juhuks. Matkatooli ta üldse kaasa ei võtnud, vaid istus kännu otsa, mille peal oligi üllatavalt mugav istuda. Ussiämbri oli Remmis seekord seal samas kasvava lepa oksa külge riputanud, samuti nii igaks juhuks, oskamata isegi õigupoolest täpsemalt mõista, et milliseks juhuks. Ja vett uuris ka Remmis tunduvalt pinksamini kui muidu. Korraga märkas Remmis, et keegi sikutab õngekorki. Natuke veel kannatust, mõtles ta. Mitte veel. Nii, nüüd. Remmis tõmbas välja sellise ahvena, mis kogu panni ära katab ja veel üle servagi ulatub. Ta oli õnnelik ja vaimustuses. Ta tundis oma saagi üle lausa uhkust. Kui Remmis nüüd oma saaki natuke lähemalt vaatas, siis avastas ta üllatusega, et see kangesti sama ahvena moodi välja näeb, kes unenäos ta võileivad vette viskas. Kas tõesti oled see sina, keda ma unes nägin? Ja mida sa tahtsid öelda? Mis oli sinu sõnum? Saa siis nüüd teist kaladest aru, arutles Remmis ning jäi mõtlema,
mida ta selle ahvenaga õigupoolest peaks tegema. Kas vette tagasi laskma või siiski võileiva kõrvale ära praadima. Vee all vaatas Remmise tegemisi vana haug, keda mitte keegi polnud kunagi suutnud kinni püüda. Oli see siis nutikus või õnnelik juhus? Seda teadis ainult vana haug, kes ainiti oma kalasilmadega Remmise kaldapealseid toimetamisi oli jälginud. Jah, õnnele võib ju loota, aga alati tuleb läbi mõelda, kui see just muidugi meelest ära ei lähe, mõtiskles vana haug. Aga vanal haugil püsis see meeles ning ta ujus oma teed. Remmis isegi ei märganud teda.